ajaloominutid. Saatejuht Mart Helme. Suvi 1683 Kesk-Euroopas, Viini, praeguse Austria pealinna ümbruses, toimus Ottomani impeeriumi poolne katse vallutada Viin, vallutada tegelikult kogu Kesk-Euroopa, avada teed edasi põhja poole Poola ja Saksamaa Läänemere poolsematele aladele ja kehtestada seeläbi Ottomani impeeriumi kontroll sisuliselt Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa üle. Nüüd sellele vastu astusid omalt poolt koalitsioonina Püha Rooma keisririigi ja Poola-Leedu ühisriigi jõud. Juba 1682 olid Leopold I, Austria keiser või siis Püha Rooma keisririigi juht ja Poola-Leedu ühisriigi juht Jan III Sobieski sõlminud vastastikuse abistamise lepingu, mille põhipunktid olid, et kui Ottomani väed ründavad Poola-Leedu alasid, konkreetselt ähvardavad Krakowit, vana traditsioonilist Poola pealinna, siis Austria ja oma vasallide ja oma liitlastega sekkub Poola-Leedu poole peal ja vastupidi. Kui Ottomani impeeriumi jõud ähvardavad Viini ja Austriat, siis sekkuvad poolakad. Ja kui nüüd 1683 Ottomani jõud tõepoolest alustasid oma ofensiivi Viini suunas, siis see vastastikune abistamise leping ka koheselt käivitus. Nüüd, nagu ikka kõikidel lugudel, kõikidel sõdadel on oma eellood ja eelmängud ja antud juhul eelmäng oli ka see, et me oleme 17. sajandi Euroopas, mille esimesel poolel oli Euroopat laastanud tohutu ususõdade kaskaad. Kõige kesksem, kõige laastavam, kõige rohkem Euroopat ja tegelikult ka hilisemat, isegi võiks öelda Ameerikat ja kolonisatsiooni, koloniaalpoliitikat kujunenud oli loomulikult 30-aastane sõda 1618 kuni 1648. Selle käigus põhimõtteliselt pandi paika reformatsiooni, reformeerunud kristlike riikide ja katoliiklikuks jäänud kristlike riikide vahekorrad ja ka põhimõte, kelle võim, selle usk. Mis tähendas seda, et kui valitseja oli katoliiklane, siis tema alamaid loeti katoliiklasteks, kui valitseja oli protestant, siis tema alamaid loeti protestantideks ja tihtipeale see nii ka oli. Ehkki alati oli mingisuguseid katoliiklaste ja protestantide taskuid ka kõikides nendes riikides. Ja nüüd Püha Rooma keisririigis niisamuti. Leopold I oli üsna veendunud katoliiklane ja proovis endiselt veel selle niisuguse ususõdade vaimus teatud rekatolitseerimise poliitikat läbi viia, sealhulgas ka siis nendel Ungari rahvastikuga asustatud aladel, tänapäeva Slovakkias, tänapäeva Rumeenias, tänapäeva Ida-Ungaris, kus protestante oli üpriski palju. Selle vastu tekkis loomulikult oma vastureaktsioon ja Ottomani impeerium omalt poolt aitas kaasa sellele, et need niisugused mässuliste jõud konsolideeruksid, abistas neid ka relvastuse ja organisatsiooniga ja kõige jõulisem oli nii-öelda kurutsite mäss just nimelt Slovakkia ja Ida-Ungari aladel, mis kohati tegi Viinile ikka tõsist peavalu. Ja nüüd, kui Ottomani jõud tungisid juba otseselt 1683 suvel, kevadel Püha Rooma keisririigi aladele, siis üheks nende liitlaseks olid ka mässulised ungarlased oma juhtidega.
Ja tegelikult meil mõlemal pool olidki koalitsioonid. Me räägime Ottomani impeeriumist, aga Ottomani impeerium oli väga kirev ja täpselt sama võib öelda siis ka Püha Rooma keisririigi liitlaste kohta. Seal oli Lothringi Charles V või Karl V, kuidas me siis saksapäraselt või prantsusepäraselt ta kohta ütleme. Seal olid Poola-Leedu jõud, seal olid baierlased, seal olid saksid, seal olid mitmete teiste väiksemate saksa vürstiriikide sõjasalgad ja valitsejad oma relvajõududega. Nii et tegelikult me räägime kahe suure koalitsiooni kokkupõrkest. Ottomani poolel Moldova, Valahia ja mitmed teised Balkani alad, serblased, kes olid juba allutatud selleks ajaks ja vasallidena pidid kaasa tulema. Nüüd koalitsioonid on alati väga niisugused ebausaldusväärsed asjad, eriti keskajal. Ja ka siin me näeme seda, et kuigi algul türklastel, kasutame seda sõna siis üldistusena, oli edu ja nad piirasid Viini sisse. Viini piiramine algas 14. juulil 1683 ja kestis 2 kuud kuni siis 11. septembrini 1683, siis tegelikult ei õnnestunud Kara Mustafa Pašal, kes Türgi vägesid juhtis, Viini vallutamine käigult, nagu see algul planeeritud oli, sest et Viini garnisoni juht kindral Scharenberg keeldus kategooriliselt alla andmast, ehkki jõudude vahekord oli katastroofiliselt tema kahjuks. Keiser oli Viinist lahkunud Passausse koos umbes 60 000 viinlase ja õukondlase ja muu tegelasega. Ja Scharenberg oli jäänud Viini kõigest 15 000 sõduriga. Samal ajal tema vastas Türgi koalitsiooni jõududes oli erinevatel hinnangutel kuni 300 000 meest, aga tõenäoliselt me näeme siin mingisugust roteerumist, et ühed liitlased tulid ja teised liitlased läksid ja kord olid näiteks Moldova jõud seal mõnevõrra suuremad ja siis olid nad jälle natukene väiksemad ja neid suunati ka mujale Viini alt röövretki tegema ja teisi linnu vallutama. Nii et üldiselt võib öelda, et püsivalt oli Viini all umbes 120 000 Türgi koalitsiooni vägede sõdurit. Nüüd Viini kaitsekindlustused olid enamalt jaolt vananenud. Me räägime ikkagi juba 17. sajandil üpriski efektiivsest suurtükiväest. Ja tõsi, Viini kaitses oli kuskil suurusjärk 350 suurtükki, eri kaliibritega, oli raskemaid, oli kergemaid ja türklastel selle vastu oli umbes kolmandik, 120-130 suurtükki. Aga türklastel olid väga vilunud sapöörid ja türklaste linnade vallutamise niisugune taktika oli enamasti käikude kaevamine müüride alla ja müüride ja kaitsetornide õhku laskmine. Ja ka antud juhul septembri alguseks õnnestus neil juba umbes 150 meetri ulatuses müürid õhku lasta. Scharenberg selle kompenseerimiseks lasi maha raiuda suure hulga Viini suuri jämedaid puid ja vedada need sinna siis nii-öelda barrikaadideks purustatud kohtadesse. Ja tõepoolest sellel oli efekt, see pidurdas türklaste peale tungi ja türklased teadsid kogu aeg, et tegelikult neil aeg tiksub nende kahjuks. Sest et Jan Sobieski oli Poola-Leedu vägedega juba liginemas ja 11. septembriks olidki Jan Sobieski poolakad koos mitmete teiste abijõududega, eelkõige Lothringi Karliga ja baierlastega jõudnud Viini lähistele ja laagri üles pannud ja valmistusid lahinguks. Ja 12. septembril see lahing ka puhkes. Nüüd on küsitud, et kas tõesti siis nii suure elavjõu ülekaaluga türklastel ei õnnestunud Viini vallutada, eriti veel, kui nad olid juba mitu torni ja müüri osasid õhku lasknud. On öeldud, et Kara Mustafa Paša, kes oli küll saanud sultanilt täielikud volitused Viini vallutamiseks ja paljaks riisumiseks,
pidas silmas oma kasu ja ta tahtis Viini kätte saada võimalikult vähe purustatuna, et Viinis olevad rikkused võimalikult suurel määral tema ja tema, no ütleme siis kindralite, tema väejuhtide kätte satuks ja nad selle abil siis järsult rikastuksid. Ja selleks, et need lihtsõdurite röövimiste käigus laiali ei pihustuks, soovis ta siis nii-öelda organiseeritud Viini vallutamist läbi viia. Aga see ei õnnestunud tal ja Kahlenbergi lahingus, mida peetakse siis Viini vabastamise lahinguks, said Türgi väed hävitavalt lüüa. Tõsi küll, lahingu algus ei olnud sugugi nii selgelt kristlaste ülekaaluga, aga kui ma mainisin, et koalitsioonid, eriti keskajal ja uusajal, olid väga ebapüsivad, siis arvestame, et Ottomani vägedes oli terve hulk kristlike riikide või kristlike vasallriikide valitsejaid oma vägedega ja need ei olnud väga entusiastlikult Türgi poolel ja lahingu käigus lasid jalga ja isegi tegelikult ju väga sultanimeelsed ja tegelikult sultanile üsna truud Krimmi tatarlased, kes olid umbes 40 000 mehelise jõuna täiesti arvestatav üksus Ottomani vägedes, keeldusid Donaud ületamast, et anda löök tiivalt või tagalast Jan Sobieski vägedele ja hiilisid vaikselt minema. Nii et tegelikult suurel määral Kahlenbergi lahingu ja Viini piiramise otsustavas etapis Türgi vägi moraalselt ja selle tulemusena ka füüsiliselt lagunes laiali. Ja selle tulemuseks oli see, et türklaste kaotused olid suurusjärk kuskil 3-4 korda suuremad kui kristlaste kaotused, mida loetakse kuskil seal võib-olla 15-20 000. Türklastel siis seal kuskil 6-70, aga võib-olla ka kuni 100 000. No, need tollased andmed on alati väga suurte kõikumistega ja väga küsitavad. Aga fakt on see, et türklaste katse ja tegelikult juba mitmes katse, sest et üks Viini piiramine oli toimunud ka 1566, samuti edutult, vallutada kogu Kesk-Euroopa ja sillutada siis tee ka ülejäänud Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa põhjapoolsete alade kontrolli alla saamiseks kukkus läbi ja sisuliselt tähendas see Türgi ekspansiooni pidurdumist ja edaspidi piirdumist teatud Balkani ja Mustamere piirkondade alistamise ja enda käes hoidmisega. Muusikapala on seekord natuke ka sõjakas, kuna me rääkisime siin Viini piiramisest ja suurest lahingust Viini vabastamiseks. Ja tegemist on Radetski marsiga. Graf Radetski oli umbes 100 aastat hiljem Austria väejuht, kes saavutas suured võidud sõjas, Austria sõjas Sardiinia kuningriigiga ja tema auks komponeeriti see Radetski marss, mis on tegelikult üks väga tuntud ja populaarne muusikapala.